Tere, Eli. Tere, Tõnis. Sina olid eelmisel hooajal žüriis ja žürii esimees suisa. Ja sul oli vaja hinnata seda kommunikatsiooni poolt, väljapaistmist ja meie maakeeli tuututamist. Mis sul silma jäi, et mis olid siis siuksed edukad asjad, mida sai teha? Mis mulle väga meeldis ja mis tuli ka, ütleme niiviisi, et esikolmiku või seal üleval otsal punktiskooriga võistlevate meeskondade puhul oli see, et on sotsiaalmeedia. Ehk siis saab kaasa elada, nad postitavad sinna, nad postitavad varem, ma sain varem vaadata neid lugusid järgi ja et see on nagu hästi põnev, et sa saad vaadata nende noorte nagu seda arenemise lugu ja see ei ole mitte ainult, et nad ise vaatavad ja nende sõbrad vaatavad, vaid et ka ma nägin seda ristjagamist nende erinevate meeskondade vahel, kes sealt üle Eesti kokku olid tulnud. See oli päris äge. Okei, nii et sihuke sõbralikkus ja nii-öelda toetamine on selles Scansatis sees, et seal ei ole, kõik ei ole nii-öelda, ei võistle nii-öelda elu eest. Ei, minu meelest kõige toredam oli see, et kui me läksime ära lõppvõistluselt Nursipalust ja kaks meeskonda olid siis, üks oli Tartust ja teine oli Tallinnast, siis nad postitasid samal õhtul pildi sellest, kus nad mõlemad istusid Tartu McDonaldsis kõrval laudadel ja siis postitasid risti üksteisest, et sööme konkurentidega. Et selles mõttes see oli hästi tore. Ja et siin ka sihuke sõnum, et sinu pilk on alati peal kõikidel asjadel, mis on seotud selle üleskutsega. Ja mina jälgin, kui ma vähegi teada saan ja te kirjutate oma sotsiaalmeediast, et te teete Scansati või tagite ära, likeite Esero Eesti, siis ilmselgelt te jääte mulle silma ja ma kindlasti nagu jälgin teid ja panen like. Sa just rääkisid meile sellest uuest aruandest ja see uus aruanne, Scansat ise hindab 4 kategooriat, on ju tehniline kompetents, teaduslik väärtus, meeskonnatöö ja siis kommunikatsioon. Siis selles aruandes on rõhk nendel kahel esimesel kõige väärtuslikumal asjal, aga kuidas saab žürii liige teada selle meeskonnatöö ja selle kommunikatsiooni kohta, et mis hetkel, et kui sa sotsiaalmeedias oled, on ta sulle ette jäänud, siis sa juba tead, aga need meeskonnatöö ja kus need peavad välja tulema, kui me aruannetes neid otseselt ei küsi? Me aruannetes ikkagi näeme, et nagu ma rääkisin ka selles oma tutvustuses, et kui te panete seal näiteks stardiprotokollis, et kes mingite töölõikude eest vastutab, et kui seal on ainult üks neiu või noormehe nimi, siis ilmselgelt ma tean, et seal sisemist meeskonnatööd ei pruugi väga hästi olla, et isegi kui sa kõike teed ise, siis on väga oluline, et sa ikkagi jagad neid tööülesandeid ehk siis selliste varjatud vihjetega meeskonnaliikmete tööjaotuses on väga selgelt ära näha seda, et mis keegi teeb ja teine asi, kus ma seda siis kontrollida saan, sest et iga kord muideks, kui te teete neid aruandeid, siis ma teen endale väikesed märkmed nende aruannete ja meeskondade kohta ja panen mingid küsimärgid, et kontrolli seda, et see tundub väga äge, aga kontrolli seda. Et kui siis nad tulevad eelvooru, siis ma võtan iga meeskonna kohta ja siis ma vaatan, et väga hästi jagatud näiteks tööülesanded, et kui te kohale tulete, siis selle puhul ma näen nagu väga hästi ära, et kas teie tiim töötab või kui sõbralikud te üksteisega olete, et see kehakeel, mida meeskonnad teevad ja seda, kui palju te nagu toetute juhendajatele või juhendaja on nagu kõrval hoopis selline nagu toetus, et see kõik paistab teie siis kohale tulnud meeskonna puhul välja. Mis sa arvad, mis selles üleskutses on, et mis noortele meeldib ja miks see järjest kasvab meil? Ma arvan, et see on eneseproovile panemise võimalus. See on natukene turvalises keskkonnas selles mõttes, et suure tõenäosusega keegi surma ei saa. Suure tõenäosusega
Kui asi ikka väga kõvasti rappa läheb, on mul teised abiks meeskonnas, kes toetavad, või kui on nagu vaja tugevat toetust, siis ma ütlen õpetajale, et õpetaja, nüüd on abi vaja, ja siis õpetaja aitab kas ise nõu ja jõuga või siis ta leiab mentori või et see saab lahendatud. Ja teine asi on ikkagi see, et kosmos on üks üliäge koht, kuhu pürgida, ja kui sa saad teha sellist asja, et sa teed Canseti ja siis sa tahad minna ükskõik millisesse teise suuremasse meeskonda tööle, siis sa oled näinud, kuidas meeskonnatöö käib, kui keeruline on ühte asja valmis saada ajasurvega ja kui oluline on aruandeid teha. Olgu. Aitäh ja siis head osalemist! Kohtume Cansetil!